see seaduse detailiseerumine on ju pika ajaga protsess juba. Vaatasime oma Eestisse siin kui me vaatasime Balti eraseadust. Vähe need inimesi, kes seda tegelikult on käes hoidnud ja lapanud ja üritanud sealt mingit vastust leida. Mina olen üritanud sealt vastuseid leida. Ja see on väga keeruline, sest et sealt mõista seda kogu seda süsteemi, seda kasuistikat, mis sees on, see käib üle jõu tõenäoliselt enamusele. Ma olen kujundanud endas harjumus, et ma igal hommikul vaatan õigusakte, mis ilmuvad Riigi Teatajas, vaatan Euroopa Liidu seda Eurolexi, Euroopa Liidu teatajat, vaatan ka Saksa seadust, et olla lihtsalt kursis. Ma olen tõesti, kõige hirmsam nendest on kahtlemata Euroopa Liidu teataja. Kui vaadata, millise maniakaalse, võib kohati öelda, detailsusastmedega mingeid väikseid asju reguleeritakse, siis võib ahastus peale tulla. Aga sealt kaugel edasi on sama Ameerika Ühendriikide bankruptcy code või siis me tegime siin analüüsi hiljuti tarbijakrediidile ja üritasime teha võrdlust erinevates nendes küsimustes ja esialgu naiivselt mõtlesime, et on võimalik ka Briti ja USA regulatsioon võtta juurde. Aga sellest tuli üsna kiiresti loobuda, sest see massiivne regulatsioon on lihtsalt, ütleme meiega võrreldes see detailsusaste on veel 10 korda suurem kuskil. Et nendest normidest on võimatu üle käia lihtsalt inimestel. Et selles mõttes nagu see suund või areng, ütleme, lootus sellele, et meil võiks olla mingisugune abstraktne, lihtne õigus, ma kardan, et naiivne natukene. Minule meeldivad abstraktsed normid, jah, ma ei suuda kannatada neid detailseid, tohutu eri sätteid igast asjade kohta. Ja ma ei arva, et see kõik on juristide süü just nimelt, et ma arvan, et tegelikult üks põhjus, miks need normid on selliseks läinud, on just nimelt eri valdkondade need inimesed, kes ei ole mitte juristid tihtipeale, vaid selle valdkonna asjatundjad, võtame saavad arstid, insenerid, siin intellektuaalse omandiga tegelevad, ma ei tea, patendivolinikud, kes ei ka pruugi olla, just selle valdkonna inimesed, nad tahavad, et kõik asjad oleks täpselt kirjas, võimalikult detailselt. Ja nii me liigume nende maniakaalsete õigusaktide suunas, kus kõik asjad on viimase piirini kirjas. Ja piisab võtta ükskõik milline siin Euroopa Liidu teataja välja, siis vaata isegi need pealkirjades on raske aru saada, mis asja seal siis öelda tahetakse, eriti haldusõiguses on see ikkagi täiesti kohutav minu jaoks, et seda inimmõistusega seda normistikku ei ole võimalik hallata ja ma arvan, et varsti ei ole võimalik ka töödelda, et ilma tehisintellektita oleks üldse võimalik nendes normides orienteeruda, kellegi üldse mingi pilt oleks sees, nüüd selle taustal öelda, et me teeme siin restardi ja kustutame need kõik ära, hakkame nullist pihta. See on hea mõte tegelikult ühtepidi, aga teistpidi ma olen näinud sellist dereguleerimist, mis alati lõpeb sellega, et see pannakse veel rohkem norme juurde tagaliselt kuhugi siis. Et see suhtes ma olen skeptiline natukene. Ja see teine pool sealt, et mida abstraktne õigus ju eeldab, on tõsi väga tugev kohtunikkond, väga tugev kohtuõigus. Isiksused, kes loovad õigusnorme, et kas meil on sellised kohtunikud olemas, kes oma 200 toimiku kuhja alt sealt vastuseid otsides jõuavad üldse mõelda sellele õiguse kujundusel. Ma arvan, et praeguse kohtusüsteemiga ei ole see võimalik lihtsalt. Tänane kohtusüsteem eeldab seda, et kohus rakendab suhteliselt etteantud ja nämmutatud õigust. Kui ta peaks iga asja peale hakkama mõtlema pikalt, kuidas seda tegema, siis me jooksime ummikusse oma selle süsteemiga üldse. Et seetõttu ma ideaalis muidugi seda sooviksin ja mõtlen, et kunagi siin on kirjutatud võlaõigusseadust või ka muid norme, sa vaatad, siis hiljem siin on juurde kirjutatud, siis muidugi võib katkuda juuksed peast ja öelda, et kas siis on ikka tõesti vajalik seda koduukse lepingut nii väga detailselt reguleerida või seda, et kus see probleem on selle mingisuguse time sharing'uga siis nii suur, et pole Eestis ühtegi probleemi olnud, et miks peab olema 10 lehekülgede kaupast loetelu, eks ole, kuna Euroopa Liidu direktiiv, see on ka halb õigusloome variant või mudel ikkagi. Et ses mõttes ma ei ole kahjuks väga lootusrikas, et see ideaal võiks kuidagi toimida. Aga samas sellele tendentsile kõike kirja panna seaduse tuleks ikka vastu püüda seista, see on õige.